Nagu te näete, on siin käidud juba Safe logiseb, näete. Safe'i logisemist põhjustab see, et keegi üritas seda siit lahti kangutada. Ja ma vaatan, et tuulekella ka enam ei ole, sest tuulekell jäi ka kellelegi ette. Et ikka siin käivad pätid. Vaesed jobud. Aga see näitab ka tegelikult seda, et nendel inimestel ei ole nagu mõistust. Neile meeldibki nagu lõhkuda teiste inimeste asju. Aga see lõhkumine võib lõppeda kriminaalasjaga. Jumal tänatud, Safe ei olnud üritatud lahti muukida, oleks seda veel lahti üritatud muukida, oleks asi veel kurvemalt neile lõppenud. Ma ütlesin, et kui Safe lahti murtakse, siis läheb asi läheb politseisse. Aga olgu. Nüüd lähen teine väikese lõbusõidu. Ja siis vaatan pärast lõbusõitu edasi, mis saab. Kas ostan uue tuulekella või ei osta uut tuulekella? Issand, küll on ikka lolle inimesi siia ilma loodud, käivad lõhkumas teiste asju, aga ise ei oska mitte midagi teha. Varastada ja lõhkuda oskavad küll, aga eks näis. Siin on 2 suitsupakki. Need 2 suitsupakki näitavad seda, et siin on käinud ilmselt venelased jälle. Aga venelaste puhul on tüüpiline, et nad käivad lõhkumas. Lõhkumas ja varastamas. Näed, kuhu vargad lõhkujad on tuulekella peitnud. Nad on tuulekella ära lõhkunud ja siis selle siia sisse peitnud suurest häbist. No on ikka lollikari küll. Ja nad on selle katki ka veel teinud. No miks on vaja seda tuulekella katki teha, ma ei saa aru. Näed, üks toru on lausa siin sees. Ma pean nüüd talle uue nööri vaatama ja selle tuulekella uuesti ära parandama. On ikka jobud. Nii. Aga samas see võis olla ka väike õnnetus, sest siin kiputakse lihtsalt neid nii-öelda asju ka looduse poolt lõhkuma. Et ma pean siin lihtsalt natukene väikest parandustööd tegema ja saab kõik jälle korda. Et me vaatame veel, aga mul on siuke tunne, et on sealt otsast ära löödud lihtsalt. Eks ma pärast vaatan, mis saab. Jah, see oligi nii, nagu ma arvasin, see oli siit otsast ära keeratud. Ma nüüd keerasin selle tuulekella kinnituse maha ja panin tuulekella uuesti siia tagasi nii, nagu ta ennem oli. Eks ma võtan ta koju kaasa ja ta läheb nüüd remonti ja siis pärast vaatan, mis saab edasi. Aga praegu lähen ma ja likvideerin ära selle sita, mis seal taga on. Keegi loll on penoplastid üksteise otsa ladunud ja nad vette visanud. Ma ei tea, kelle omad need penoplastid on, aga ma lähen toon need igaks juhuks ära. Ma ei saa lubada sellist asja, et penoplasti tükid on kellegi poolt siia toodud ja siis võõras inimene laob need üksteise otsa ja viskab need sinna järve peale. Need ei ole minu penoplastid ja mina ei saa aru, miks on vaja need niimoodi lohakile jätta. Nii et ma lähen praegu teen väikest järvepuhastust, aga see, et siin Safe'i üritati jälle lahti muukida, see näitab kõik seda, et sellel inimesel ei ole ikka selget mõistust peas. Nii, lähme toome need asjad ära ja siis vaatame edasi, mis saab. Imelikul kombel oli keegi veel ankru tirind oma koha pealt välja ja selle lihtsalt kogu keti ulatuses vette visanud. See on ka nagu väga kahtlane, miks seda oli vaja teha. Kui ma eile laeva pöörasin niimoodi, et tema nina on praegu samas suunas, kuhu me sõidame, siis ta oli ümber pööratud, teda oli kasutatud. Aga raha pole kasutamise eest 1 või 2 eurot pole makstud. Selle paadi kasutamise eest tuleb maksta 1 kuni 2 eurot, siis kasutage palju tahate, aga mitte ärge lõhkuge. Näete siis. Selline on see penoplast. Nüüd hakkame siis penoplasti laeva peal ümber laduma. Ma ei tea, kelle oma see on ja miks seda oli vaja teha, aga
lükkame selle penoplasti siia laeva peale, viime ta kaldale tagasi ja siis lähme teeme lõbusõidu. Nii, penoplastid on nüüd laeva pardal, lähevad kaldale tagasi. Ilmselt kalamehed on nad siia toonud ja siis lapsed on need hakanud lolluste pärast ja niisama igavusest vette viskama. No jah.